Jou, mina olen William Pess, olen BMX trikiratta treener ja edaspidi hakkame tegema eestikeelset how-to'sid. Et meie tegemistega kursis olla, pane sinna alla kuskile subscribe, like, share, mis iganes. Ja kommentaaridesse võid panna, mida sa tahaksid näha järgmisena. Nii, kõige esimene trikk, mida me siis hakkame õppima, on takna vandamine. Mis näeb välja niimoodi, et seda on näiteks puusadele ja lasked käed lahti. Üks kõige lihtsamaid mooduseid taknavandade õppimiseks on teha seda selline. Selline, vastu õhku, kuuled ette, et sa sõidad, väntad, mis iganes ja siis hüppad. Tõstad venksu puusa peale, paned pea esiratte kõrvale, mitte ei lähe otse vastu. Ma kiirutasin vastu nägu. Siis surud põlved kokku. See siin on üks väga tähtis asi, mis paljudel on tegemata. Kui sa seda ei tee, siis edaspidi hakkab sul ratas võbelema õhus ja trikk on palju ohtlikum, kui ta võiks olla. Seejärel lased käed lahti, lendad, naudid seda õhus olemist, käed peale tagasi, lased põlved vahelt ratta välja ja lähed edasi. Samm valmib, kus minna õhku. Lähed õhku, ratta sülle, aga veel käsi lahti ei lase. Samm number 3, võtad õhus ühe käe lahti, võtad teise käe lahti. Samm number 4, proovid teha beebina valmireid. Iga korraga järjest rohkem. Minu arust on taknavandamine väga hea trikk sellepärast, et seda saab teha absoluutselt igal pool. Sa võid teha seda streetis, kuskilt alla hüpates, peale hüpates, üle flyboxi, töördis, kus iganes, kas või siin korteris. Ma isiklikult soovitan kanda kindel igaks juhuks selle trikki tegemisel, sellepärast et käed võivad olla libedad ja kui sul teed kinni, siis võib lihtsalt käsi ära libiseda. Kui sul juhtub olema selline vanakooli asi, nagu seda pidur, siis tasub kindlasti vaadata, et su käed lähevad lingist mööda, mitte lingi peale, mis muidu võib juhtuda. Enne maandumist vaatad pidurlingi alla ja esiratas läks maha. Nii et kui sa nüüd harjutada näed, siis vaatad sa mõned kiirid, soovitus kaitsmeid. Kindlasti paneme subscribe ja kommenteeri, mida sa tahaksid.